Donald Trump muutis ootamatult välispoliitilist kurssi ja väidab, et USA ja Hiina on nüüd peaaegu peamised liitlased ning et Xi Jinping kirjutab talle nüüd isiklikult tänukirju Lähis-Ida sõja eest. USA president Donald Trump teatas eile, et ta on Iraaniga sõja juba praktiliselt lõpetanud. Ja lisas, et pärast meedias ilmunud infot selle kohta, et Hiina valmistub saatma relvi Iraani islami revolutsioonilise kaardiväe korpusele, kirjutas Xi Jinping talle isiklikult kirja, milles kinnitas, et tema ei teeks kunagi midagi sellist. Ja Hiina ei aita Iraani mitte kuidagi. Ja veel ütles Trump, et Hiina on väga rahul sellega, et tema avas taas Hormuzi väina, kuigi seda pole veel juhtunud. Aga kõige tähtsam on järgmine. Donald Trumpi kriitika ja rünnakud Euroopa liitlaste vastu ning tema flirt diktaatoritega on andnud ootamatuid tulemusi. Viimase sotsioloogilise uuringu kohaselt on ameeriklaste protsent, kes hindavad Hiinat positiivselt, järsult kasvanud. Samas on viimase 2 aasta jooksul märgatavalt vähenenud nende ameeriklaste osakaal, kes peavad Hiinat vaenlaseks. Nüüd peavad Trumpi poolt hääletanud ameeriklased Hiinat pigem sõbraks kui vaenlaseks. Minu nimi on Aleksei Bitši, arutame seda teemat koos, kuid enne kui alustame seda saadet, palun tellige see kanal, pange saatele like ja kirjutage ükskõik milline kommentaar. See on väga oluline, et see video YouTube'is paremini leviks. Ja tellige minu Telegrami kanal Bitši News, link sellele on selle video kirjelduses. Alustan Donald Trumpi kõlavate avaldustega. USA president teatas kirjavahetusest Hiina juhi Xi Jinpingiga võimalikke relvatarneid Iraanile puudutavas küsimuses. Trump rääkis, et kirjutas Xi Jinpingile kirja, kuna oli mures Hiina relvade müügi pärast Teheranile USA ja Iisraeli sõja taustal Iraani vastu. Ja väidetavalt vastas Xi Jinping, et ta ei teeks seda kunagi, sest ta austab Donald Trumpi. Trumpi tsitaat. Xi Jinping vastas kirjale, mille ma kirjutasin, sest ma kuulsin, et Hiina annab relvi. Teate küll, te näete seda igal pool. Iraanile, et Hiina annab talle relvi. Ja ma kirjutasin talle kirja palvega seda mitte teha ja tema kirjutas mulle vastu, öeldes, et ta sisuliselt ei tee seda. Aga see pole nii. Eelmises saates rääkisin ma täpselt sellest, kuidas Hiina aitas Iraanil rünnata Ameerika sõjaväebaase Lähis-Idas. Kui te pole seda saadet näinud, siis kindlasti vaadake see kohe ära. Samal ajal alahindas Trump USA tegevuse mõju Iraani ja Venezuela suhtes, kui temad küsiti, kuidas see mõjutab eelseisva tippkohtumise dünaamikat Xi Jinpingiga. Tsitaat. Ma ei usu, et see mõjutab. Ma mõtlen, et tema on inimene, kes vajab naftat, aga meie mitte. Ja siin, minu arvates, jäi Trump ise valelt vahele. Täna kinnitab ta, et suhtles kirjavahetuse teel Xi Jinpingiga, aga paar päeva tagasi väitis ta ise, et Hiina juht ei võtnud tema või Iraani konflikti osas üldse otseühendust. Sellegi poolest, kui kirjad olid olemas, siis toimus kirjavahetus vahetult enne 14-15 mai Trumpi blameeritud visiiti Pekingisse, kus pidi toimuma tippkohtumine Xi Jinpingiga. On tunne, et Trump püüab sõja Iraaniga lõpetamise ajastada just sellele tippkohtumisele Pekingis. Trump teatas, et avab Hormuzi väina igaveseks ja väidetavalt on just Hiina selle üle kõige rohkem rõõmus, mistõttu ta pingutab kõvasti, et mitte Pekingit alt vedada. Järgmisena kuulake tähelepanelikult Trumpi tsitaati. Hiina on väga rõõmus, et ma igaveseks avan Hormuzi väina. Ma teen seda ka nende ja kogu maailma heaks. President Xi Jinping kallistab mind kõvasti, kui ma sinna jõuan. Me teeme mõistlikku ja väga tulemuslikku koostööd. Kas see pole parem kui sõdida? Aga pidage meeles, kui vaja, siis me sõdime väga hästi, palju paremini kui keegi teine. Mis siin öelda? Tundub, et Trumpile tasub meenutada, et Hormuzi väin polnud tegelikult suletud enne tema sõja algust, Iraani vastu 28. veebruaril. Ja kui Trump räägib sellest, et tema avab Hormuzi väina, siis ta lahendab seda probleemi, mille ta ise tekitas. Kordan veel kord. Hormuzi väin polnud suletud ega blokeeritud enne sõja algust. Ja kui Trump nüüd püüab näidata Hormuzi väina avamist kui saavutust, siis ärge unustage, et see on lugu, kus Trump ise tekitas probleemi, ise lahendas selle ja ise premeeris end selle lahendamise eest. Aga kogu probleem seisneb selles, et selline Trumpi retoorika ja tema pidev kriitika ning, solvangud lääne liitlaste aadressil viisid ootamatu tulemuseni. Ameeriklased hakkasid äkki pidama Hiinat mitte vaenlaseks, vaid sõbraks. Pew Research Centeri iga-aastase küsitluse kohaselt on Hiinat positiivselt hindavate ameeriklaste protsent kasvanud 3. aastat järjest ja peaaegu kahekordistunud alates 2023 aastast.
Samal ajal on nende ameeriklaste osakaal, kes peavad Hiinat vaenlaseks, selle aja jooksul märkimisväärselt vähenenud. Siin on oluline mõista, et umbusk Hiina suhtes ameeriklaste seas süvenes ja muutus mõlema partei esindajate seas konsensuseks just Donald Trumpi esimese ametiaja jooksul. Joe Bideni ajal see tendents jätkus, kuid nüüd Trumpi teise presidendi aja jooksul see umbusk nõrgeneb, mis näitab Trumpi administratsiooni välispoliitika stabiilse strateegia puudumist. Nagu te teate, peavad USA ja Hiina, 2 maailma suurriiki, ägedat võitlust tehnoloogilise üleoleku ja globaalse mõjuvõimu pärast. See, kuidas USA ja Hiina kodanikud üksteist tajuvad, võib selle konkurentsi jaoks olla teatud tähtsusega. 2023 aastal kiitis vaid 14% ameeriklastest Hiina heaks, samas kui 83% ei kiitnud. Kuid täna hindas juba 27% ameeriklastest Hiinat positiivselt ja 71% negatiivselt. Ameeriklaste üldprotsent, kes peavad Hiinat vaenlaseks, on langenud 2024. Aasta 42%-lt praegusele 28%-le. Kuigi ameeriklased nimetavad Hiinat endiselt palju sagedamini konkurendiks kui partneriks. Ja kuigi usaldus presidendi Xi Jinpingi vastu tema võimes õigesti tegutseda maailma asjades on alates 2023 aastast kahekordistunud, on see siiski vaid 17%. Siin ongi paradoks. Ameeriklased ei usalda eriti ka seda, kuidas Trump Hiinaga suhteid juhib. 60% ameeriklastest ei ole president Trumpi lähenemises kindlad. Ja nüüd lendab Trump Pekingisse kohtuma Xi Jinpingiga. Tuletan veel kord meelde, see juhtub 14 ja 15 mail. See on nende esimene kohtumine pärast kaubandusliku vaherahu sõlmimist eelmise aasta novembris, kuid juhtus midagi olulist. Alates novembrist, sellest hetkest, kui nad viimati kohtusid, on Hiina maine maailmas tõusnud. Samal ajal on Ameerika maine vastupidi langenud. Ja just sellises positsioonis peab Donald Trump pidama läbirääkimisi Xi Jinpingiga. Siin panen 3 punkti, aga sõbrad, tahan teile soovitada üht YouTube'i saadet, mida ma soovitaksin vaadata Donald Trumpile, Ameerika Ühendriikide presidendile. Ja selle nimi on, ta võiks lõpetada normaalseks teesklemise. See on minu lemmikpsühholoogi saade. Ma olen seda YouTube'i kanalit teile juba ammu soovitanud. Link sellele on kirjelduses, minge ja vaadake. Siin on suurepärane analüüs sellest, kuidas me kõik kogu aeg püüame kuidagi teistega kohaneda. Püüame oma iseloomujooni alla suruda ja palju muudki. Ja nii me natuke nagu lämmatame iseennast, teate küll. Seetõttu soovitan ma seda osa vaadata. Jätan lingi kirjeldusse ja selle osa all kinnitatud kommentaari. Ja sõbrad, kindlasti minge vaatama ja tellige kanal. Sellega on kõik. Hoolitsege enda eest, kõike head.